on 24. detsember ehk jõululaupäev. Enamus meist istub kuuse all ja ootab jõuluvana. Täna mina olen Tapperis. Peaksin istuma ka kuuse all, ootama jõuluvana, kuid otsustasin tulla täna siia. Nimelt istub siin ja seisab tähendab meil siin kanti Leena ja ma küsin kohe, et kas jõuluvana on käinud või on tulemas? Jõuluvana ei ole veel paraku käinud, aga päkapikud on käinud. Okei, aga mida me ootame siis? Ootamegi jõuluvana, nagu ma aru sain. Jah, miks me siin kõik oleme? Oleme sellepärast, et sel aastal meie jõuluvana kinkis meile uue muusikavideo, mida me otseselt ei ole küll veel täismahus ise kõik näinud. Ja kui te kõik rahvas scrollite seda intervjuu teksti natuke allapoole, siis te leiate sealt ühe lingi, kus teie samuti saate seda videot esimest korda näha. Aga räägi mulle nüüd natukene sellest videost, et ma sain aru, et see on nüüd koostöö tehtud vist Eesti Balti filmi kooliga, eks ole? Balti filmimeedia kooliga koostöös on see tehtud. Direktor oli Marko Järv ja kogu seda pikka crew'd, kes selle taga oli, ma ei saagi isegi ette lugeda, sellepärast et mul ei ole isegi kõik nimed peas. Neid oli seal päris mitukümmend inimest. Video võttis oodatust palju kauem aega, kui me seda võib-olla alguses soovisime, aga nüüd me oleme õnnelikud, et see video väljas ja just jõululaupäeval. Okei, ma saan nüüd aru, et teie bänd on vahepeal üle elanud ka väga suure ja kardinaalse muudatuse, ehk siis teil on Pakistanist nüüd solist Azim. Räägi mulle kõigepealt, et kuidas see on nagu mõjunud teie bändile? Bändile on see mõjunud, ma arvan, väga hästi. Meil on väga huvitavad ajad olnud. Azim on sulandunud seltskonda väga hästi ning põhimõtteliselt see muud ikka oskan öelda, et see on pigem siuke värske veri meie bändi. Bänd on muutunud võib-olla isegi veel, kuidas öelda, mitte võib-olla oma olemuselt, aga suhtumiselt professionaalsemaks, täiskasvanulikumaks. Ja siiamaani oleme ainult kiidusõnu selle muudatuse puhul saanud. Ma lähengi kohe küsin Azimi käest ka. Hello, Azim. Hi. I have a question. In which countries did you have bands before? Well, I had it in my own country, Pakistan, then I had a few bands in Finland. Well, quite some bands in Finland, let's say it that way. Do you like playing in Estonian band now? Sure, absolutely. I mean, that's one of the reasons I'm definitely in the band. And it's just fantastic. It's a new experience. And it's a total... Well, the perception of everybody about Estonia is so that, you know, oh, well, they don't have good bands and so on and things like that. But it's totally false. And it's pretty impressive, the amount of musicianship that the people have here as well. And it's quite world-class music which is coming out of here as well. It just needs to be put out there. Okay, my next question is a little bit funny. It's now Christmas Eve. Do you have a Santa in Pakistan? Well, you know, Santas can be made anywhere as well. They're just an imagery. So, of course, if they are there as well, yes, definitely. How many? I don't know. Have you met? No, I've been to Santa's house in Finland, but I haven't met a Santa particularly. One of them right now standing here. Exactly. And I have 3 other Santas with me, so you know, we'll have a great Christmas. Definitely. Thank you. Vaatan, meil on siin nagu kaksikut ka. Близнецы, привет. Вот я хочу спросить, вот как получилось так, что один из вашей группы играет бас и второй играет гитару? Я полагаю, что... Извините, мы вырежем это. Да. На самом деле, оба пытались играть на гитарах когда-то. Пошли оба на гитаре заниматься, но для меня это показалось слишком сложным. Я сдался и... Ублюдки. Запикают. Я сдался, а он остался дальше играть. Да. Да, из Стаса басист, барабанщик лучше, чем басист, но басист, то есть гитарист не хороший, а мне гитара далась легко, и я
точу и совершенствую свою технику каждый день. И Я могу, вот мне очень интересно, вот, допустим, если у вас здесь вы весь группы здесь и женщины здесь, как сказать, кричат и орут, и кого они быстрее вы хотели забрать, басиста или гитариста? я отвечу на вопрос. Меня, конечно, басиста. Да, басист. Of course, a bassist would say that the bass players are the best in the world, if I understood it correctly. I don't know. Almost there, yeah, exactly. Millal nüüd teie bändi on võimalik näha? Laivis on meid võimalik näha 26. detsembril, sel laupäeval, siinsamas klubis Tapper. Me esineme siin koos teiste väga ägedate Eesti kollektiividega, kes võib-olla pikemalt tutvustamist ei maini. Õhtut alustab bänd Agor, meie esineme teisena, kolmandana ansambel Rattler ja õhtu lõpetab Eesti päris siuke, võib öelda, et võib-olla kõige legendaarsem vanakooli death metali punt Aggressor. Nii et tasub kindlasti kohale tulla ja rääkides sellest laivist, see laiv saab olema pigem nagu meie jaoks siuke väga eriline ja kohati siuke humoorikas show, mida me varem võib-olla sellisel kujul pole teinud. Ja selleks peab loomulikult kohale tulema. Meil on väga huvitavad asjad ette valmistatud selle kontserdi jaoks. Nii et oma silmaga seda näha, olge laupäeval klubis Tapper kohal. Aga selge, ma tänan selle toreda ja lühikese intervjuu eest, soovin teile kõigile edu, loodan, et teie video siis saab väga kuulsaks, ütleme nii, ja siis mul on väga hea meel, et teie bänd on siis sellise toreda uuenduskuuri ja ootan ise samuti seda videot väga. Suur tänu!